Ja selle teemaploki siis lõpetab Erki Jakobson, kes on meil haridusportaali projektijuht ja tema räägib siis seda, kus ja kuidas mikrokvalifikatsiooni õppija saab oma tunnistusi näha. Palun, Erki. Ja, tervist minu poolt. Et mis on praegu, ma loodan kõigil on pilt ees, on siis vaatame disainikavandeid, et kuidas hakkavad tulema siis need uued täienduskoolituste ja mikrokvalifikatsioonide vaated lõppkasutajale. Et täna me pakume lõpudokumente tunnistusi tasemehariduses ja neid saab ka laadida, näitan seda poolt, aga keskenduks esmalt nendest disainidele, et kuidas ta hakkab olema tulevikus. Et see vaade on täiesti uus, disain on loomisel ja hetkel oleme me aktiivses arenduses just põhikooli eksamitega, et need kevadel siis kätte anda õpilastele ja sügisel on siis see täienduskoolituste teema. Nii, siis kui nüüd edasi liikuda detailsemasse vaatesse, siis oleme kokku koondanud nende täienduskoolitused ja mikrokvalifikatsioonid. Et tekib selline lihtne listvaade. Esialgu siin on nagu nende näidisandmeid, neid on üsna vähe, nende pannud ühe ja lihtsalt filtrid, et saab valida ja saab ka kohe alla laadida. Aga on ka võimalus minna detailvaatesse. Siin on meil küll täienduskoolituse detailvaade ja mõned ka sellised näidisandmeväljad. Aga ütleme, selline liikumine oleks, et on dokumendi tasku, siis on need täienduskoolitused ja mikrod ja siis on see detailvaade, kus saab siis detailsemalt jagada õiguseid. Ja ma näitaks nüüd tasemehariduse pealt, kuidas see täpselt käib. Üks moment, vahetan akna. Nii, peaks olema nähtav. Jah, keegi noogutab. Jaa. Okei. Et tasemehariduses on see meil olemas. Oleme siia siis ka loomas seda õpisoorituste väljavõtmise võimalust, aga kuidas jagamine käiks, oleks selline, et see otseselt detailvaatesse saad jagada ligipääse isikukoodile, saad e-postiga või siis teha lihtsalt avalikuks, et siin ongi üks näide, mis on tehtud. Ja sinna saab siis ilusti lingiga ligi minna. Ja võimalik on ka endale alla laadida vastavalt siis see, mida konkreetset liiki lõpudokumenti või e-tunnistus pakub. Et siin on neid variante rohkem ja siis kas lihtsalt PDF või siis võttagi ehise digitempel sinna peale. Et see oleks siis hästi lühidalt see lõppkodaniku vaade, kui on küsimusi.